Paljud meie vaatajad on muret tundnud, et miks metsavana tükk aega ilma ei ole ennustanud. Selleks tulimegi Raplamaale talle täna külla, et uurida, kuidas tal läheb. Peab vahepeal käima kuurortides ka, nagu öeldakse, ja seal kaugemal nii, et ja turgutama ennast nii, et nüüd ma olen jälle vormis ja vaatama siis edasi saab. Nii, et tervis on praegu okei ja ei ma kao kuskele, sest metsavanal on ikka niisugune sitke ind ka, mis võib-olla natukene kriibib, aga ei ole hullu. Nii, et see on tore, kui paljud tundsid muret, kus ma olen, aga ei, ma olen täiesti olemas ja natukene peab hinge tõmbama ka. Õnneks on metsavanal nüüd tervis pigem paremuse poole minemas. Mida aga meil nüüd lähiaja ilm toomas on? See aprillikuu tuleb selline, nagu ta praegu on ja ta jätkab samas vaimus. Enne aprilli lõppu olge kena, kui te tahate midagi istutama hakata, ärge jumala eest praegu istutage, sest tuleb veel öökülmasid, tuleb oi kui palju ja ega päevasooja ka üle 10. Võib-olla Lõuna-Eestis läheb, aga siin Kesk-Eestis ja siin üle 5, 6, 7 kraadi kindlasti ei tule, nii et aprilli viimane nädal, siis hakkame rääkima, et hakkab kevad tulema. Seda, et ilusat kevadilma koos kevadsoojaga ennem aprilli lõppu pole mõtet oodata, mainis metsavana juba tegelikult veebruarikuu alguses. No jah, seda ma ütlesin juba, ma ei oskagi öelda, ma olen mitmeid kordi juba ütlen, kui siin eelmised korrad olen selle intervjuud teinud, et ärge lootke, et kevad tuleb järsku ja prahmakas, sellepärast, et praegu on, näete ise, kalurid ütlevad, ei saa tinti püüda, meri on jääs ja praegu on tõesti meri on jääs. Ta vist on kuni Kihnu taha välja jääs. Jah, on. See Raeküla rand näiteks on praegu täiesti jää all veel. Ning see metsavana sõnul meil siin pikalt temperatuuri madalal hoiabki. No praegu on niimoodi, et ega linnud ei kiirusta mitte kuskile. Ja nüüd ma nägin, et nüüd mustrastad ei ilmunud üldse välja, nüüd on hakanud ilmuma välja. Ja kurekesed on nii, et sookurt tuli küll varakult. Teine kurg on niimoodi, et siin enda kurge ma ei ole üldse näinud ja ega teised kured on ka väga niimoodi. Kus on ja ütleme võib-olla ranniku peal on rohkem. Et ikkagi ootavad natukene seda suuremat soojalainet? No jah, aga seda ei tule. Sest ta võib-olla siin järgmise nädala lõpus võib-olla teeb siin korraks vaid, teeb 10 kraadi sooja, aga öös on miinused, igal juhul miinused. Kuigi lumi läks sellel aastal suhteliselt kiiresti, siis metsavana sõnul on ka kogu loodus pigem veeloote asendis. Ei. Sellepärast praegu vaatame loodust ainuke, mis on, et kes allergiat kannatab selle all, et sarapuu hoitseb praegu. See on ainukene. No kuigi nüüd lõpuks kevad tuleb, et kas me saame ennustada, mis see kevad üldse näitab, et milline see aasta kevad tuleb? No maikuu peaks tulema tegelikult, kui selle järgi vaadata, märts oli ilus, siis peaks mai tulema väga ilus. Nii et saab äkki rannailma ka? Aga mai lõpus kindlasti, sellepärast, et mai peaks tulema tegelikult päiksepaisteline ja ilus, sellepärast, et märts oli ilus. Ja siis on teada, et aprill ta lõikab kohe noaga ja see ei ole imestada siin. Paljud ütlesid, kus see lumelörts on? No tuli, mitte kuskile ei kadunud. Aga seda hirmu enam ei ole, et ta nüüd päris lume maha viskab? Ei, päris lund ta ei tule, aga niisugust lörtsi ja seda võib tulla veel küll. Kui eesootava kevade peale pikemalt vaadata, siis metsavana sõnul võiks arvata, et kevad tuleb pigem kuivapoolne. Ütleme nii, et praegu on küll, et keerutavad tuuled on, loode põhja tuuled ja ta ääretult keerutavad tuultega on. Nii et ootame küll, ega see kevad tulemata ei jää.